Täna on loomaajas naaritsapäev. See on järjekorras 4. sellelaadne üritus, mis omal ajal sai algatatud selleks, et pöörata tähelepanu ühele Euroopa kõige ohustatumale imetajaliigile ja maailma kõige ohustatumale pisikiskjaliigile, kelle kaitse tegemine on päris aktiivne olnud siin Tallinna loomaaias ja Eestis üldisemalt. Ja siis igast aastast on tore öelda, et järjest rohkem rahvast tunneb huvi meie tegemiste vastu, olgu see siis siin meie paljunduskeskuses, kus me neid loomi paljundame, meil on enam kui 100 naaritsat siin. Ja lisaks sellele ka kogu see tegevus, mida me teeme Hiiumaal populatsiooni taastamiseks selle saare peal. Ning kuna see on läinud suhteliselt edukalt, siis ei ole mõtet pattu varjata, et eks meie tegevus on leidnud äramärkimist ka rahvusvahelisel tasemel ja nii Hispaanias kui ka Prantsusmaal ikkagi asjad on hakanud selle sama liigikaitses suurepäraselt liikuma ja eks me oleme mõnes mõttes nagu kompetentsikeskus, kus tuleb see informatsioon teistele riikidele selleks, kuidas oleks siis vähemalt meie kogemuste põhjal kõige edukam seda liiki taastada. Praegu on siis sigimise periood, nii et mõnikord vaatame, kas nad teevad. Need ei tee kudrutavat häält vist või? Need ei kudrutava? Sa ei tea, millised võetud on. Mõnikord on kuulda seda kudrutavat häält ja vaat sellel emasel on veel selline ilus valge nagu rinnalaik ka olemas. Nii, mis nad seal siis looduses söövad? Kõike seda, mis võib jõekallastelt kätte saada ja veest ehk siis kala, vähki, konni, väikseid närilisi, iiri, aga ei ütle ära ka putukatest ja lindudest, kui need kõik ette jäävad. Nende kohta öeldakse, et need on tippkiskjad, sest nende toit põhiliselt on ikkagi kõik loomne toit.